Kuidas lahti saada perfektsionismist ehk majanduslangusest võitjani välja pool 7. Minu nimi on Roland Tocco, olen Edu Akadeemikuse asutajatest. Üks asi, mis hoiab väga paljusid inimesi tagasi, on perfektsionism. Ma tahan teha asju ideaalselt ja enne kui ma seda ei suuda teha, ma ei hakka pihta. Enne kui ma seda ei suuda teha, ma ei tee asja lõpuni. Enne kui ma seda ei suuda teha, ma ei too seda oma uut ideed, oma toodet, oma teenust, mis iganes asja teiste inimeste ette. Tunned sa ennast ära selles või tead sa kedagi, kes selles kinni on? Üks asi, mis ma sulle tahan tänases videos edasi anda, on see, et lõpule viidud on alati parem kui perfektne asi, mis ei saa kunagi tehtud. Lõpule viidud on alati parem. Ja kui see sind vähegi aitab, siis tee, mis iganes asi see on, eriti tänases olukorras, kus nii palju asju muutub, kus on vaja midagi uut teha, kus on vaja millegi uuega välja tulla, siis pane see asi välja siis, kui ta on okei. Ta ei pea olema perfektne ja sa saad alati sammukese haaval seda paremaks teha nii-öelda teekonna peal, sest et kui sa teed selle ära praegu ja sa paned selle välja, siis sa hakkad saama tagasisidet. Sest mis tihtilugu tehakse, on see, et püütakse saada see liiga lõplik perfektne versioon ja kui see lõpuks välja pannakse, võib ikkagi selguda, et see ei lähe inimestele korda ja sa oled selle peale raisanud aega, raha ja oma energiat, et seda asja teha ja lõppkokkuvõttes ei ole see päris see, nagu inimesed tahavad ja siis sa ikkagi tunned ennast halvasti. Sest et ükskõik, kui palju sa ette valmistad, ükskõik, kui palju sa sinna panustad, siis on sisuliselt võimatu see, et sa esimese korra perfektselt teed. Alati esimese korraga midagi läheb natuke nihu, midagi läheb mitte päris nii, nagu sa soovisid. Või isegi kui nad läheb täpselt nii, nagu sa soovisid, siis võib olla see, et see ei ole see tundub perfektne sinu jaoks, aga mitte teiste jaoks. Midagi on puudu selles teiste inimeste jaoks. Nii et tee lõpuni ja anna see välja ja see perfektsus võib tulla aja jooksul. Nii on sul võimalik sellest majanduslangusest võitjana välja tulla ja olla teistest ees ja teha midagi sellist, mis on eriline, mis on äge ja mis inimesteni ka päriselt kohale jõuab. Kui sa tead kedagi, kes peaks seda kuulma, siis ole hea, jaga seda videot ja näeme juba õige pea. Tšau!